Alustame riigihanke koolituse teise osaga. Räägime esiteks riigihanke piirmäärast. Riigihangete seadus sätestab meile lihthanke piirmäära, milleks on siis 30 000 eurot asjade ja teenuste puhul ja 60 000 eurot ehitustööde puhul. Riigihanke piirmäär on 60 000 eurot asjade ja teenuste puhul ning 150 000 eurot ehituse puhul. Nüüd rahvusvahelise piirmäära kehtestab perioodiliselt Euroopa Komisjon. Kuni selle aasta lõpuni on rahvusvahelised piirmäärad järgmised. Teenuste puhul, kui hankijaks on riik või riigiasutus, on see piirmäär 139 000 eurot. Kui hankijaks on muud hankijad, kes ei ole riik ega riigiasutus, siis nende puhul on rahvusvaheline piirmäär 214 000 eurot. Ehitustööde puhul on nii riigil ja riigiasutusel kui ka muudel hankijatel ühtne piirmäär, milleks on 5 350 000 eurot. Alates aastast 2022 on kehtestatud uued ja mõnevõrra kõrgemad rahvusvahelised piirmäärad, milleks siis teenuste puhul on 140 000 eurot, kui hankijaks on riik või riigiasutus, ja muude hankijate puhul 215 000 eurot. Samamoodi ehitustööd, nende puhul on ühtne piirmäär, sõltumata sellest, mis hankijaga on tegemist, ja selleks on siis 5 382 000 eurot. Räägime ka teabevahetusest. Väikehangete puhul, väikehankeid nimetatakse vahel ka väikeostuks, on teabevahetus selle pidamine reguleerimata, mis tähendab, et me järgime riigihangete seaduse paragrahv 3 üldpõhimõtteid, ehk siis teabevahetus peab olema läbipaistev, kõigile võrdne. Praktikas tähendab see seda, et kui te küsite mingisuguse küsimuse, siis tuleb see meilitsi saata kõikidele pakkujatele ja kui keegi pakkujatest näiteks teeb mingisuguse ettepaneku ja küsib teie käest midagi, siis tuleb see küsimus, selle esitamise fakt teha nähtavaks kõikidele isikutele, kellele te olete teinud ettepaneku pakkumuse esitada. Ehk siis kõik isikud peavad olema samas inforuumis. Alates lihthanke piirmäärast toimub teabevahetus läbi riigihangete registri ja on seeläbi nähtav kõikidele isikutele, kes on ennast hanke juurde registreeritud. Ja raamlepingu dünaamilise hankesüsteemi alusel, kui tehakse tellimused, siis teabevahetus on läbi riigihangete registris alates lihthanke piirmäärast. Erandiks on siis selline teave, mida ei ole võimalik elektrooniliselt seata. Näiteks kui te palute koos pakkumusega esitada ka mingisugused füüsilised mudelid või näidised või kui puudub ühtne turvaline failivorming mingisugust liiki andmete edastamiseks. Pakkumuste sisuga saab tutvuda peale pakkumuste esitamise tähtaega alates lihthanke piirmäärast ja sama reegel kehtib nii raamlepingu kui ka dünaamilise hankesüsteemi alusel tehtud tellimuste. Lõpuks tahaksin teile rääkida summeerimise põhitõdedest, kuna summeerimine on ääretult oluline riigihangetest. Summeerimisest sõltub riigihanke piirmäär ja see, millise menetlusliigi me peame valima. Põhireegel on see, et summeerimine toimub eelarveaasta põhiselt. Näiteks, kui me ostame kontorimööblit jaanuaris 10 000 euro eest, märtsis ka näiteks 10 000 euro eest ja detsembris ka 10 000 euro eest, siis summeerimine tähendab seda, et me liidame kõik need 3 summad kokku ja saame öelda, et ühes eelarveaastas oleme me ostnud kontorimööblit 30 000 euro eest. Kõik need summad vaadatakse ilma käibemaksuta ja kui on 30 000 piirmäär ületatud, järelikult on tegemist lihthankega. Erandiks eelarveaasta põhimõttest on projektipõhine summeerimine ja see tähendab seda, et kui mingisuguse ostu suhtes meil on mingisugune spetsiifiline projekt, näiteks me oleme saanud välisrahastust ja välisrahastusest me oletame mingisuguse kodulehe, oletame tahame mingisugust teemat tutvustada ja propageerida, et siis meil on näiteks mingisugune koduleht ja meil on trükised ja sellega koos ka näiteks mingisugused loengud. Ja need kulud toimuvad meil näiteks 3 erineval eelarveaastal. Näiteks me arendame kodulehte esimesel aastal, siis tulevad mudelid, modulaarsed osad teisel aastal ja 3. aastal teeme veel midagi. Siis selle kodulehe arendamise kulud me võtame korraga üles 3 aasta eest. Kuigi
tegemist siis ei ole ühe eelarveaastaga. Samamoodi, kui meie projekt kestab ka vähem kui üks eelarveaasta, siis samamoodi me võtame selle eelarveaasta lühema projekti kulud kohe üles. Ja summeeritakse ka samaliigilised ehk siis majanduslikult või funktsionaalselt seotud hankeesemed nii teenuste, asjade kui ka ehitustööde puhul. Sellega meie riigihanke koolituse teine osa on lõppenud ja lähme edasi kolmanda osa juurde.